See, et sa hakkad ettevõtjaks, ei tähenda alati seda, et sa peaksid palgatööst loobuma. Et just rohkem on levinud ja üsna tavaline on see, et lisaks palgatööle on inimesel oma ettevõte, mille kaudu ta siis osutab mingeid teenuseid, näiteks kes oskab tõlkida, kes oskab laulda, kes oskab midagi muud teha. Ja siis, et nende teenuste eest saada raha, on parem esitada siis arve, kui lihtsalt küsida töövõtulepinguga mingisugune tasu. Aga sest ettevõttest, mis need kasud siis lisaks sellele, et sa saad raha vastu võtta, on see, et sa saad siis raha otse ettevõttest kulutada ja sellest tekib maksuefekt, aga nendest maksuefektist me räägime eraldi videos. Aga siinkohal ma tahaks öelda ühte asja või tuletada meelde ühte vana lugu, et kunagi oli meil siis ka üks inimene, kes kuulas kõike seda juttu, kõiki maksuefekte, kogu seda, see käis vist isegi mu maksukoolitusel ja sai nagu aru, et väga hea, ma hakkan ka ettevõtjaks kaudu kulusid tehes on nagu vähem makse, et sellest sai ära. Ja siis registreeris ettevõtte ja kulutas ja siis laenas eraisikuna sinna raha juurde ja tegi igasugu kulusid ja siis sai aasta läbi ja palus meilt abi nagu majandusaasta aruande koostamisel. Ja siis koostasime selle aruande ära, siis selgus, et aga tulusid ei olnudki või midagi hästi natukene oli. Et sellisel juhul ettevõte ei vasta enam nõuetele. Ehk et ettevõttel on oma nõuded, mis tal peavad olema. Ehk siis näiteks kui sa asutad osaühingu, siis algne osakapital on 2500 eurot ja saab asutada siis ilma sissemakseta ka, ehk ei pea seda raha maksma sinna ettevõtte kontole. Kui sa maksad selle ettevõtte kontole, siis seda raha saab kasutada. Kui sa ei maksa seda, siis saad justkui võlgu ettevõttele see 2500 eurot. Ja nüüd majandusaasta lõpus peab see 2500 kui number alles olema. Mida see tähendab? See tähendab seda, et see raha võib olla moondunud vahepeal varaks või laoseisuks või millekski muuks, aga ta peab seal endiselt olemas olema. Ja enamasti, kui ettevõtte teenib kasumit, siis on seda vara või mingeid muid asju seal rohkemgi veel ja probleemi ei ole. Aga kui ettevõtte esimene majandusaasta lõpeb kahjumiga ja selle loo puhul see nagu ilmselgelt lõppes, siis ettevõte ei vasta nõuetele enam ja et selleks, et ta uuesti nõuetele vastavaks saada, peab siis omanik kas ettevõttesse raha juurde panema, ehk siis seda osakapitali suurendama või tuleb võtta kasutusse mingid muud lahendused. Ja need muud lahendused võivad olla siis näiteks kui ettevõtja ise on andnud laenu ettevõttele ja siis ta loobub sellest laenust. Või variant võib olla ka see, et osad kulud võtta siis ettevõttest välja ja nii-öelda nagu otse maksta. Sama efekt nagu anda laenu ja tühistada. Ja selle ettevõtja puhul oli ka nagu see sama teema, et lõpuks ei olnudki nagu muud jäänud üle, aga tegelikult tuli kõik või mõistlik oli kõik need kulud sealt ettevõttest siis välja võtta. Ehk siis tegelikult ei olnud sellest ettevõttest mingit kasu, ainult tekitas nagu siis tööd raamatupidajale ja sai veel raamatupidajalt ka arve nagu selle tegevuse eest. Nii et ettevõtte palgatöö kõrvalt väga hea mõte, aga ainult siis, kui sa plaanid sinna ka raha teenida, mitte selle pärast, et lihtsalt vähem makse maksta. Ja üldse, kui me vaatame nagu ka maksukorraldusseadust või kogu maksuregulatsiooni, siis lihtsalt maksude vältimine või maksude mittemaksmine ei ole seadusega kooskõlas ja selle võib järgneda siis Maksuameti poolt täiendav maksustamine. Et ettevõtlusega seotud kulud on ikkagi need kulud ainult, mis aitavad tulevikus rohkem raha teenida. Ja loomulikult me saame seda vaadata loominguliselt ja võimalikult laialt, aga me ei saa seda vaadata nii, et üldse tulusid ei ole ja muudkui ainult aga kulutame ja võib-olla küsime, ma ei tea, siin käibemaksu veel tagasi ja arvame, et niimoodi asjad käivadki. Vot, et ettevõte tasub teha selleks, et raha vastu võtta. Nii et head ettevõtte registreerimist sulle.